Kuues käik. Kuues käik podcasti toob teieni Maxima. Maximas saad teha enda kiireima katse. Osta äpiga, sest nii võidad hinnas ja ka ajas. Laadi alla Maxima äpp ja naudi mugavaid poeskäike. Tervist, natuke morbiidsem saatealdus tuleb Kaljurannalt ja natuke morbiidsem olemisega on siin hilisõhtul ka Roland Poom. Põhjus lihtne, tundus kõik väga hästi olevat kuni Tšiili ralli 5. kiiruskatseni, mille järel Ott Tänak oli üsna selge Tšiili ralli liider, talle järgnesid 2 Hyundai meest, Hyundai kolmikvõit ju tulemas, näpud püsti ja siis juhtus see, et ühel hetkel ei tulnud see Tänaku aega meil ajavõttu ja siis hakkas juba minema selliseks kõhedaks ja siis tulid esimesed märkmed, et ta seal kuskil 5,5 kilomeetri peal seisab ja siis lõpuks telepilt leidiski üles selle masina, mis seal tee ääres seisis ja olgem ausad, autol midagi viga ei olnud, mehed ise olid taaval põllu peal, rääkisid seal eeldatavasti tiimiga, meeskond ütles 10 minutit hiljem, et mootori probleem tõenäoliselt. Ja sinna see läks, Roland Poom täna Lääne-Virumaal, Heido Kaljurand hilisõhtuses Tallinnas. Kas läks tiitel sellesse mootori rikkesse? Ehk enne seda vahe oli meil Evansiga 18, Rovamperaga 11, Ožeega 9 ja nüüd me hakkame siin natuke peas arutama, siis kui need Hyundaid suudavad seal ees püsida, ehk siis päeva lõpuks oli Fourmont esimene, Neuville teine, siis võiks ju eeldada, et peale seda rallit äkki ideaalis on see vahe parima Toyotaga 30, see läheb sellise ideaali. Et Roland Poom, ekspert, kas see on see koht, kus me saame näpuga näidata, et läks tiitel? Miks ma sind ei kuule, Roland Poom? Kas sa lülitasid heli välja endal? Vabandust. No, pole hullu. Minu poolt ka, teist korda, kolmandat korda. Aga jaa, tiitel tõenäoliselt ikkagi läid, jah. Et nagu me enne rallit rääkisime ka, et siis matemaatiline võimalus tiitlile on ka Neville'il, aga me isegi arvesta teda tiitlisaaja hulka enne Tšiili rallit, siis selle ralliga ilmselt on ka nüüd läinud Oti tiitli sõit, et kui oleks 2 meest võitlevast tiitli peale, siis kõik võib juhtuda ja mõnel järgmisel rallil teise mehega ja oleks nii-öelda võrdse pulga peal tagasi. Aga kuna neid mehi, kes sõidavad tiitli peale, on ikkagi enne Tšiilit oli 4, siis kui 1 juhtub, on 3 alles, kui 2 juhtub, on 2 alles ja see, et 4 kõigiga kuskil midagi juhtuks, see võimalus on lihtsalt üpriski madal minu arusaama järgi. Jah, kuidagi läks peale Eestit, võib-olla tundus see elu lill olevat, aga nüüd, eks ole, Soomes jäid tegelikult punktid saamata. 1 punkt, eks ole, Tänakule tähendab see sisuliselt 0 punkti. Ja Paraguay läks selles mõttes aia taha, et see teine koht on nii lähedal, samas nii kaugel. Ja nüüd siis see, et selline hapu seis, et või kahju. Ma ei tea, mis kui tuli nägid, et see Tänak seal seisab reaalselt või need ajad ei tule ja tuli see, ma ei tea, kust iganes sa vaatasid, et tuli see märge, et seisab ja korraks sa veel tuli see mõte, et äkki on ref, et äkki on see minut. Ja siis said aru, et ei, see on läinud, see päev on läbi. Jah, et ma ausalt öeldes isegi vist ei osanud midagi nagu mõelda ega arvata, et lihtsalt jooksis ka seda infot sisse, et pigem nagu avarii, aga ja mingil põhjusel ka pigem oleks seda arvanud, et ikkagi tihe võistlus ja tihe võitlus, aga jah, tehniline probleem. Kusjuures tegelikult, kui me ikkagi kirume seda Hyundai'd kogu aeg, on ju. Ja sina kirud, mina olen Hyundai poolt. Ei, mina ei kiru. Mina ikkagi, ühesõnaga, õhtul, mida ma siin ikka plähmerdan, lähme asja juurde, mis ma öelda tahan, on see, et ma lihtsalt huvi pärast praegu hakkasin Oti tulemusi vaatama see hooaeg ja ikkagi väga okeid tulemused ja tehnilise probleemi tõttu sellist suurt kaotust kuskilt otseselt tuld ei ole. Ehk siis tegelikult 2 rallit on ainult kuni Tšiilini olnud, kus on suured punktid kaduma läinud, tähendab 3 rallit. Monte on võib-olla selline so või 5. koht. Seal oli Oti sõiduviga ja et seaded ei olnud autol paigas, selle me võime tõmmata igale rallile, et pole just olnud rallit, kus seaded paigas oleks. Soomes sai siis tuletame meelde 5 mintsa trahvi, refi probleemid sai korra puule pihta
ja siis on see õnnetu kurikuulus Kanaaride ralli, kus tegelikult 6. koha punktid küll toodi ära, aga oleks võid rohkem. Et tegelikult nii-öelda tehniliste probleemide tõttu katkestamist ei ole ja neid tehnilisi probleeme ka väga palju ei ole olnud. Et on neid mingid küll pisiprobleeme jah, siin hooaja jooksul olnud, aga see pole ikkagi sellist rallit ära röövinud. Ma ei teagi jah, et võtame selle rallipäeva sellised natuke teistpidi kokku, et tegelikult oli selline äraspidine rallipäev, et saab jagada selgelt 2 plokki, et oli esimesed 3 ratset, kus siis loodiliselt võttes peaks esimesena startijatele olema keeruline, aga tegelikult hoolduspausil läks Evans liidrina ja kui meil tavaliselt teisel ratsel on seis parem, siis hommikune see natuke niisked märjad teed olid ära tuivanud ja siis tuli justkui need esimesed läbimised, kus Evans kukkus kivina. Ja no et see päeva, võtame need Hyundai ette, et tegelikult huvitav oligi see, et tegelikult päeva esimeses pooles kõik 3 Hyundai meest põhimõtteliselt ühest suust ütlesid, et auto ei toimi, et seal on kõigil erinevad põhjused. Võib-olla Tänak ei avas seda kõige vähem, Neville ütles, et mis ta oli siis peale neljapäeva tiimiga koos või tiim, ma sain aru lõpuks, ütles, et tiim vist ikkagi tahtis, et see diferentsiaali ära vahetatakse, üldse ei toiminud see auto. Formeau läbi hommikupooliku rääkis, et auto tagaosa on light, pehme, kerge, et ei saa sõita ja Tänak ütles ka, et suht selline võimlemine ja keeruline on sõita. Ja kui tulid need teised läbimised, siis tegelikult peale 5. ratset on Hyundai'l kolmikjuhtimine, et täiesti vastupidiselt sellele, mida mehed rääkisid, et päris omapärane see asi oli ju. Ja igal juhul, et tegelikult ka seda vaadates omapärane, et pigem on see just teise ringi probleem Hyundai'del, kui need autod ei sõida. Ja suured probleemid, aga üllatuslikult tõesti, et okei, see hommik tõesti oli võib-olla ettearvamatult meie jaoks, kes me siin Eestis oleme, ettearvamatult niiske ja märg, sest tõesti varasemalt oli vihma sadanud, hommikul oli, ma ei tea, 4 kraadi sooja ja oli täiesti selline tämp niiske olu, et Evans sai sealt stardipositsiooni eelise selge ja ta kasutas seda ka ära, et selles mõttes oli tubli, aga jah, et need autod Hyundai'delt täpselt nagu sa ütlesid, et kõik nagu ühest suust ütlesid, et ei toimi. Aga kõigil erinev häda, see on naljakas, 3 meest, 3 eri autot ja kõigil on häda, on erinev häda, et selles mõttes see on kummaline, kuidas seda üks meest 3 võiks öelda, et asi on käpas, aga väga ei tule. Aga huvitav see, et lõpuks ikkagi minu meelest oli see servispaus vist või servisinnis meediatsoonis vist Ott nagu oli öeldud, et ma ei tea, minu auto on okei. Ei, ta ei öelnud, ei. See oli iroonia. Sa ära loe seda Postimees, seal nad tegid selle välja, seal oli, ma kuulasin seda helilõiku ikkagi, et seal oli ka, et seal see hakkas urgitsema, ma ei tea, seal Pets keegi hakkas urgitsema, täna ütles, et mul auto ei toimi, et auto ei toimi üldse, ma väga võimlen sellega, sest Pets oli, et kas teistegi võrreldes, teiste Hyundai'dega võrreldes on ikka seis hea ja siis ütles, kõik on väga ilus. Oli seda lause, et everything is beautiful, vaata, et see mõttes, et see oli selline torge ikkagi sellele urgitseval küsimusele, et kui ma ütlen, et auto on kehv, siis ta on kehv, et mis sa ikka urgitsed, mis on väga aus ka, et ta oligi loll küsimus, olgem ausad, et kui ajakirja neid küsib lolli küsimus, siis võib tal nähvata, ma mõnes mõttes olen sellega päri. Aga anna ruuma. Ei, mul ei olegi midagi lisada, ma siin mõtlen seda, et ma proovisin enda mingi provisional standingsit tegelikult teha omas peast, et mis see seis tänasel hetkel siis punktide tabelis ka on, et lihtsalt viskan vahele kähku. Evansi punktid peaks siis olema 208, ütleme lihtsalt siis praeguse, teeme asja põnevaks, et kes siis kuulab meid täna öösel või homme hommikul, siis Evans 208 punkti, Kalle 195 punkti, Ogier 200, nüüd läks matemaatikaga keeruliseks, 204 punkti. Ja Tänak. Mega hea content. Nii et Evans ja Ogieri vahe 4 punkti hetkel. Jah, ma panen seal pealkirja, et kui tahate kuulda, kuidas mees mõtleb laivis, vaata seda on hea kuulata alati.
noh, mis on see, me ei tea, kas laias laastus ise see oletavuse vahe oleks oletan, vahet pole, kes juhib, Tänak oleks parimas Toyotas 30 punkti, siis häda on see esiteks, et kui ta pühapäeval ikkagi võiks punkte tagasi võtma minna, siis ta tõenäoliselt ikkagi stardib esimesena või heal juhul teise, kolmandana. Ehk tegelikult tal pühapäeval pole ka võimalik midagi teha. Et me võime siin ilusaks mõelda, ainus asi, kuidas me saame siin ilusaks mõelda, on see, et äkki Evans, Rovanperä, Ogier kõik hakastavad. Et mis on täitsa ebareaalne. Et selles mõttes see on ralli. Oot, ma loen siia vahele ka siis selle päeva lõppseisu, mitte lõppseisu, vaid reedese õhtuse seisu. Fourmeau esimene, Neville kaotas talle 1 sekundi, Ogier 2,3, Bajari 11,2, Evans 13,1, siis on Ratsuta 41,0, Munster 49 ja siis Rovanperä minut 0,5. Hakkame siis võtame järjest korraks mehed läbi ja ärme tee liiga pikalt, sest on öised tunnid. Fourmeau, ta ise ütles, et esimest korda elus juhib reede järel rallit, et tegelikult oli väga sümpaatne, et ta oli et ma olen väga õnnelik, aga mul on väga kahju Tänakust ja mul on väga kahju, et me tiimina ei ole 1-2-3. Aga Fourmeau, oletame Tänaka mängust väljas, siis ainus asi, millele mina reaalselt pöialt hoian sel rallil on see, et Fourmeau saab selle rallivõidu kätte. Peale seda, mis tal on tehtud, mitte tehtud, aga peale seda, mis Soomes juhtus, peale seda, mis juhtus Paraguay's, kurat, see Fourmeau võiks selle ära võtta. Jaa, ma olen täitsa sama meelt sinuga, et oli Soome, oli Tšiili, tähendab, oli Paraguay ja nüüd on Tšiili, et me peaks südaööselt saate parimad, vaata juba eos ma tunnen, kvaliteet on nii pekkis lihtsalt, mingi puterdama ja soperdama õudne. Aga ei ole hullu. Sa kuuled mingi eriti hea kvaliteediga podcast. Me olemegi siin Eestis tagasihoidlik väike riik. Me teemegi puusa otsas asju kodus. Aga ei, Fourmeau 100% nõus. Mina olen igal juhul seda meelt, et ta väärib seda igal juhul ja ma väga loodan, et see Hyundai esiteks kestab, teiseks tema kestab ja kolmandaks, et Ogier homme mingit uuend käiku ei leia. Jah, opa, let's go. Tervitame Maximat. Neville selgitas sellist asja, et ma ei tea, me ütleme siis jõuülekanne selle kohta, et tekkisid küsimärgid, pidid seal, otsustasid nii-öelda vahetada, et laiastas Neville ütles, et neljapäeva järel oli oht, et ta selle diferentsiaaliga vist ei jõua lõpuni, mina sain nii aru. Ja otsustati reedelt vahetame mingi kehvemale lahenduse peal, mis iganes see tähendas, auto ei toiminud. Selgita mul lahti, mis nad tõenäoliselt tegid seal. hea küsimus. Ma ei saanud aru, ta selgitas nii keeruliselt või ei selgitanud üldse õigemini. Ma ütlen selle selgituse tegemata, sest ausalt öeldes mul puudub igasugune ülevaade sellest, mida Neville rääkis. Okay. Ja ma ei oska seda kuidagi lahti seletada, kui ma ei ole seda kuulnud. Nii et kahjuks ma pean hetkel jätma selle järgmisesse korda. Jah, igast Neville'i parim asi oli jah see, et ütles, et see oli selline, ma arvan, mina lugesin samamoodi välja nagu need TV3 poisid seal või TV6 või mis iganes, kus nad näitavad, et seal oli see varjatud selline torge oli tiimile, et ta ütles, et jah, me tulime siia ralli, paistab, et me nüüd eksperimenteerime rallidel, et me nüüd katsetame asju, et on natuke see torge tuli, et vaata, äkki lõuna ajal tiim suvatseb ümber mõelda, vaata. Aga ta ütles, et selles mõttes, et all in, et kui see praeguse seadega tuleb lõpuni, siis on hästi ja kui ei tule, siis ei tule, mitte midagi kaotud ei ole, mis on aus hinnang tema hooajale. Ja, aga nii ongi tegelikult ja seal ei ole midagi muud, aga tegelikult on huvitav see, et ikkagi nagu täitsa sai mingi hingamise kätte, uue hingamise ja teine positsioon, nagu sa ütlesid ka, sekund ainult Fourmeau'st taga ja Ogieri ees, et tundub, et ikkagi vähemalt tahtmist on, et kui meeskond valmistab pettumust võib-olla natuke, siis mehel endal ikkagi tahtmist jagub ja ma arvan, et ega ta ikkagi võitleb siin ralli lõpuni välja, et kui Ogier siin hakkab tõenäoliselt, ma arvan, mis juhtub, et Ogier ikka hakkab homme näitama, siis ega Neville omalt poolt midagi järgi andma ei hakka, et pigem ma kardan ikkagi, et Fourmeau võib-olla see, kes ei suuda tervet rallit võib-olla selle tempoga kaasa liikuda, aga no loodame, et ma arvan valesti.
jah. Ogier, kes siis tegelikult päeva teise katse järel oli 7. ja siis ta hakkas tõusma ja siis tegelikult vahepeal vaatasid see viimasel katsel, et äkki lõpetabki päeva esimesena. Päeva lemmik tsitaat Ogier'lt tuli seal lõunapausil, kus ta ütles, et teate, et sa võid isegi 200 MM-ralli stardis eksida. Et mis ta ütles, et mul oli meeskonnakaaslastega võrreldes teine seadistus ning see ei toiminud. Et põhimõtteliselt oligi see, et ütles, ma panin hommikul seadetega täiesti puusse, vahet pole, palju sa seda rallit sõitnud oled, ma olen 41 ja 200 rallit ja 9 kord maailmameister. Ja ütleme siis laiast astus Bajari otsus oli õigem. Ja see lõpuosa ma mõtlesin ise välja, aga see mõttes oli nagu stiilne tõdemus. Ja olgem ausad, vaadates seda seisu, vaadates Ogier lõppu, siis ma ütleks, et hetkel minu silmis Ogier on nii selle ralli kui ka MM-sarja üldseisu suursoosikuks tõusnud peale Tänaku veel langemist. Sa vist sama meelt, ma eeldan. No loomulikult, ega üks asi on see, et pärast Tänaku langemist, aga ka pärast Roompere rehvi purunemist. Et tegelikult võime öelda, et 4 mehest praegu 2 meest on ikkagi tähendab, 1 mees on konkurentsist sisuliselt väljas ja teine on ikkagi tihedast konkurentsist väljas. Ehk võistlus jätkub Ogieri ja Evansi vahel suures pildis. No ootan muidugi ikkagi nädalavahetuse lõpuni enne, kui päris nagu väitena hakkame seda väitma. Aga Ogieri, ütleme, tegelikult Ogieri ralli algus oli ikkagi väga üllatav, et see, kui katsel tuli, ütleme, suurusjärk 10 sekundit kaotust, et see oli korraks ikka nagu, hakkasin ka vaatama, kas rehvid ikka terved, et see tundub nagu Ogieri puhul täiesti nagu ebanormaalselt suur kaotus, on ju. Aga näed, võib ka selles mõttes seadisse ikkagi nii metsa panna Ogier ka, nagu sa ütlesid, et või tsiteerisid Ogieri, et sõida palju tahad. Sõida palju tahad, võin sõita 200 rallitar seadist ja nikja masinad nagu Roland Poom ütles ta. Või kas ta ütles, et tantsid, mis sa tantsid, tuleb ikka nurga tagant. Seda ütlesid sina nüüd. 4. koht kõik arvestades, kui rahulik päev tal oli. Sami Bajari, palun, kui sa kuulad, palun anna üks selline elav intervjuu elus, palun selles mõttes, et Bajari... Oota, ma segan vahel, et mulle Sami puhul alati meeldib, mida ma ise nagu, kui Sami tuleb, siis ma pean kuidagi enda jaoks seda põnevaks tegema, siis ma alati nagu mängin mõttes mängu, et mitu korda ta oma nina sügab see. Aga see selleks räägi hamma ütlema. Eks ta oli, laiastus alati see jutt on sama, et kindla peale tulek ja reik see, et oota, sel korral ta ütles, et vähemalt oli põnev, ta rääkis oma strateegiast, et seda, kahjuks sest rehvi strateegiast sees ei ole, Tänak oli põnev rehvi strateegia teiseks päeva pooleks, võttis 2 varuraasa, sest pole mõtet rääkida. Aga Bajari ütles ka, et ta esimesel 2 ratsel tahtis rehvi säästa, aga et 3. paugutada, need 3. ei olnud üldse see seis nii halb, et oleks võinud tegelikult varem üritada. Vähemalt ta rääkis oma plaani lahti, mitte see, et sõitsin stabiilselt ja andsin endast parimat, et lõppkokkuvõttes mees ütles, et korralik päev, et jäi varu, aga kõik hästi, et ma ütlen, sa oled paremuselt teine Toyota reede õhtul, ma tegelikult pole üldse paha. Ma ütlen seda, et see mees on lausa väärt väikest aplausi. Üks ülesanne, mis talle sai antud eile, oli see, et ralli võiks lõpetada vähemalt ikkagi top 5, aga ta on kiirust näidanud. Ehk siis eelmine aasta Tšiilit sõitis, see aasta suudab midagi juba teha. Ja see näitab, et mingi areng on vähemalt toimunud ja eriti seda hooaega vaadates, et jube nukker on see hooaeg tegelikult siiamaani olnud, siis praegu Tšiilis vähemalt ikkagi on väga positiivselt üllatanud, sest tempo on olemas, katsevõit, kusjuures varasemalt kurat, mees, sa võidad katsevõidu esimest korda väljaspool Soomet. Ja see on see koht, kus ma mõtlesin näite emotsiooni, nagu fuck yeah, let's go, vaata, ma sõidan väljaspool Soomet ja katsevõitudele, let's go, ma hakkab tulema. Ja selle asemel on ka ma võtsin pärima, sõitsin stabiilselt, hoidsin natuke autot tagasi, vaata. Sellepärast ma uuesti ütlen, sellepärast see Martin Sesks, sellepärast ta on nii äge mees, sellepärast ta saabki selle Fordiga sõita, et vahest tahad Sesksi tagasi, keegi teeb see natuke möllu, vaata, naua sa kuulad seda,
me jõuame siin järgmiste soojuteni ka kohe, aga see, et Bajari on muidu üldiselt tubli, ma tahtsin öelda. Ei, Bajari on väga tubli see nädalavahetus olnud siiamaani. No. Üks päev on see kõigest kestnud, aga loodame, et kestab edasi ka. Et ta pole ühe õhtumees, et ta suudab 2 päeva edasi ka panna. Nagu pidudel Lääne-Viru mehed, õige. Aga mida ma öelda tahtsin, Bajari minu meelest on neid päevi enne olnud, kus ta on reedel päris okei välja näinud, aga ei püsi, et selline natuke katsuutalik vahest olnud. Aga pole Elfin Evans, lähme sinna, esimene päevapool. No esimene päevapool, esimesed 3 ratset, esimene läbimine täitsa ulme oli, selles mitte midagi, see on taru, Evans oli kiire, Tänad selgitas ka, et seda on natuke keeruline selgitada, miks need olud olid sellised, et otseselt ei olnud ju väga niiske. Nad ütles ka, et kuidagi, kui esimesed autod tulid ära, siis nad ei tõmmanud nagu sõidunud puhtaks, vaid kruusa laiali, oli tema vist selgitus suures plaanis. Et Evans oli nautis seda suurt edu, ehk tegelikult ta 3. ratse järel edestas Fourmeau'd, ütleme 10 sekundiga, ja päeva lõpuks jäi alla Fourmeau'le 13 sekundiga. Ütleme nii, et ta siis, see on päris pool minutit ei andnud ära selle viimase 3 ratsega, aga väga palju sellest puudu ka jäänud. Et oli selline lihtsalt see, mis pidi juhtuma hommikul juhtus pärast lõunal, et selles mõttes omamoodi lihtsalt. No jah, ütleme, et eks see üllatus oli, nagu ma enne rääkisin ka, et üllatus oli see, et see vähemalt meie jaoks, kes me siin oleme, oli üllatus, et niivõrd niiske ikkagi oli. Pigem oli mingi info, et äkki kuivab ikkagi ära kuigi palju, aga selles mõttes seal on ikkagi selline talvelaadne asi vist, et maru külm on, udu, kõik jutud ja see teepinnas lihtsalt oligi täiesti ingliskeelne vastu tämp ongi vist siis, ongi niiske pinnas. Ja miks Jake, ma tulen sind, sa ütled alati tämp ja seal ralli stuudios ka ütled tämp. Niiske on eestikeelne, väga ilus sõna. Ma ei tea, miks see tämp tahad öelda. See ei ole nagu niiske. Niiske tundub, et sul on nagu selline kerge kaste kuskil muru peal. Okay, sa tahad vahepeal... See on nagu selline sügavamale märg ikkagi. See ei ole mingi see, et sa kergelt kruusa peal on väike mingi kaste kuskil peal. See on ikkagi nagu rohkem. Aga lihtsalt, mis ma tahan öelda, on see, et esimesed 3 katset, ulme kõva töö, võtame võrdluseks lihtsalt SS1 absoluudi teine aeg ja siis tuli kordus läbimine ja 8. aeg. Ja siis hakkas tulema ja väga huvitav oligi see, mida sa ka just mainisid, et see tee kuidagi nagu ühelt poolt siis nagu puhastus, aga nagu ei puhastunud mingi katse peal puhastus paremini. Et ühesõnaga segadust palju kõigega, nagu meile arutasime ka tegelikult, et saab olema rehvidega segadust palju, erinevaid strateegiaid ja katsed ise ka hakkavad olema keerulised ja lõpuks see rehvi kulumise strateegia, kuidas rehve kaasa võtta, kas mitme rehviga välja minna ja kõik need jutud, et ühesõnaga täna reedes saime juba kõike aga iseenesest tegelikult ma ütleks, et reede nii-öelda puhastajana lõpetada päev 13,1 sekundit liidrist taga on ikkagi väga hea tulemus. Ma mõtlen, see Evansi sõidus, mitte sõidus, vaid sest lähenemises hakkab seda maailmameistri hõndu tekkima. Me teame kõik, mis homme juhtub. Fourmeau või Neuville jäävad tee äärde, on ja Bajari on aedlane. Ogier, eks ole, tõuseb esimeseks, Fourmeau, Neuville teine ja Evans 3. Ja ongi 3. ja jääbki 3. ja siis ta peab punktid ja siis ta MM-sarja kokkuvõttes jääb napilt Ogier ette ja siis ta teeb seda taas ja siis ongi Evans maailmameister. Kõik on selge. Ei, täitsa reaalne, aga tegelikult Evansil oli Bajari neid tees. Bajari ta võtab tõenäoliselt ära, kuna nad stardivad kõrvuti väga võrdse stardipositsiooni peal. Ma arvan, et ei ole probleem Bajarit ära võtta. Aga jah, seal ees nüüd on, et kui hakkab Fourmeau, Neuville ja Ogier hakkavad kindlasti nagu võitlema tihedas võitluses võidu peale, siis 3 meest lõpuni igal juhul ei tule. Jah. Eile ma ütlesin suur võitluspaar. Vahest ma tunnen, ma olen ka spetsialist. Ma olen ekspert, ma olen spetsialist. Ma ütlesin, et see on see ralli, kus Munster ikkagi Katsutaga hakkab võidu sõitma. Aga Munster ikkagi kaotas 8 sekundiga Katsutale. Loodiki oli siis see, Katsuta on siin esimest korda ja Munster on varem sõitnud, aga Katsuta
ja Munster mõlemad hädaldasid auto üle. Keskmine Ratsuta intervjuu oli midagi selline, ma veel seda tea. Kõik, ja 3 lauset näost ära, vaata. Noh, lihtsalt, see on see South Parkis Kenny, et lihtsalt räägib sinna raputsi sisse, mitte midagi kuulda ei ole. Umbes 2 sõna saad aru, mõtled, okei. Tore. Ja siis ta on tujust ära, siis ta ütleb 2 sõna ja siis ta ei taha rohkem rääkida, see teeb minegi. Ratsuta oli selline päeva esimese 4 ratse selline suur pettumus, aga päeva lõpus tal natuke tuju tuli tagasi. Siis üllatus, siis ta suudab ka valju häälega rääkida, et selles mõttes, et tuleb välja. Aga Munster, Ratsuta, kas sul oli ka, vaatasid põnevusega seda, mina ei vaadanud muidugi, aga lihtsalt, et vaatasid põnevusega seda vastasseisu või ei? Ma nagu ei saa aru, miks see Katsuta nagu nii endast väljas oli, et see ongi ju tema tempo. Et terve aasta sõitnud sellise tempoga, et saad kattida, et nagu sa kurvastad. Võiks olla harjunud. Aga ei Katsutaks lõpuks ikkagi mõne tulemuse tegi. Aga jah, et päev lõpetada Munsteriga sisuliselt sama joone peal on sinu ennustuse mõttes läks täppi ju, et sisuliselt ikkagi. Põnev paar. Aga Katsuta mõistes on see ikkagi õnnetus taas kord. Aga Munsteriga on lugu nii, et sellega on suht huvitav, et ma täna väga jälgisin tegelikult neid sisekaadreid just ja vaatasin Munsteri sisekaadreid. Ülipõnev on see, et nagu sõitu vaadates nagu tundub, et nagu korralik võidusõit käib. Kõike on, sõitu on, kiirust on, visuaalsel vaatusel ma ei saa hinnata kõike nagu detaile. Mingid momente viskab ka sisse. Ikka kiiresti sõidad, viskab momente sisse. Aga kurat aega ei tule. Et see kohati nagu nii veider vaadata, et nagu vaatad videot ja nagu tõesti ütleks, et jumal hästi, pole nagu mitte midagi öelda. Ja siis vaatad jälle ikkagi aega ei tule. Aga ma arvan, et ta ikkagi tegi täna kõik arvestades enda lähiminevikku, mis mõni nädal tagasi juhtus. Et selle kohta ikkagi, ma arvan, tuli ja tegi nagu vähemalt mingi mõistliku soorituse. Jah, no Munster, olgem ausalt, see 6. koht lõpuks sai sinna, et päeva 6. koht siis, et tuli ikkagi, natuke liialdades, jõudis sinna 3. ratse finishisse nii, et käigurast oli käes lihtsalt, see hoidis pihus seda, et ei olnud enam masina rüljes otseselt, et seal päris käigurand, jah. Kell sai just süda läbi, ma olen väga 15 tundi järjest nüüd töötanud, et igas hea, et sinna see teise käigure seal tõristas sinna päris palju aega, aga seda juhtus kõigil. Aga päeva taetis mees, olgem ausad, Fourmeau, ma arvan, on käinud jõhtra Pauluda vallis. Ma ütlen, 2 korda on võetud sellised või 3 korda on võetud selliselt pilti, et sinna oleks siin ralli pooleli jääda. Ärevaid momente on siin olnud peal kõigil, aga Rovanpera oli see, kes ikkagi selle refi ära lõhtus. Mitte ei lõhtunud nii, et tühjenes, aga oli seal, jäi sinna välja peale, aga tuli lõpuni minut 11 elektrise kaotus. Kõigi märkide järgi tegelikult selle ralli selgelt kõige kiirem mees. Siis 2 ratse järel ta oli juba, ma ei tea, palju see edu võis olla, 10 sekundit juba. 2 ratse järel edestas Tänakut 6 sekundiga, ehk ta võttis esimese teise katse. Aga lõppkokkuvõttes siis nii. Mis Rovanperal juhtus, ma küsin siis niipidi, et kuidas selline napp sisse tuli nüüd? Ma ei oska selles mõttes nagu täpsemalt midagi öelda, et võistlusmoment lihtsalt ja ütleme nii, et sportlik ebaõnn. Ega seal rohkem midagi öelda ei ole. Ei, aga selles ta lasi ikkagi silma paistvalt laiaks selle kurvi. Ta ikkagi, selles mõttes, et teised nagu rammisid valli natukene mingi joo pealt. Ta minu meelest lasi ikka selle, hea, et üldse teele jäi ju või ei. Ja, seda küll, et keeruline nagu hinnata on ju 2 asja on, et kas oligi legend oli sutsu liiga positiivne, hoogu oli palju või teine asi, et tee peal miskit oli, et ta üritas ümber põigata sealt ja tänu sellele vajus kurjust välja. Ma arvan, et see teine variant on vähem tõenäoline, sest siis ta oleks kindlasti üritanud ennast puhtaks pesta, et miks see juhtus on ju, et pigem oli see esimene variant ikkagi, et hoogu oli palju, legend oli veidi positiivselt kirja pandud ja sealt see asi tuli, et oma viga ja et ta siis katki läks ja mõnel ei läinud, et ma räägin, et sportlik ebaõnn, et kuidagi vahel juhtub nii, et mõnel läheb ja mõnel ei lähe.
aga Kalle tegi ka oma elu raskeks, et okei, ise nüüd Katsuta ja Munsteri võtad ära, siis oled kuues koht saab 8 punkti ehk mingi oht on, et päris palju aega annab ära, et siin temal on küll see, et pühapäeva läheb kõvaks päästmiseks. Aga... Ja, ega tegelikult Roomperal ongi tegelikult, nagu ma enne ütlesin ka, et 2 meest on langenud, üks tihedas konkurentsist võib-olla veel, ütleme seal piiri peal kuskil Roomperal on, et tegelikult eks me näemegi seda pühapäevaga, et kui kellelgi siin tiiti peale sõitvates pühapäev peaks tuksi minema siis ja Roompere õnnestuma pühapäeval, siis tegelikult need 3 meest on ikkagi sisuliselt tagasi võrdse pulga peal, et ülipõnevaks läheb see hooaja lõpp, siin peab tunnistama, et me ei saagi nagu rallikaupa võtta, vaid me peame hakkama päevade kaupa vaatama, kes kuidas hakkama saab, et väga-väga põnevaks läheb see siis. Jah, et lihtsalt ka oleks kahju, et oli kiire mees ja läks nii ja siis Josh McDerlan, las ta fikseerime ära, et ütles ka, et mis ta ütles, et tal sõbra pulm või kelle pulm tal seal oli, et tahab sinna minna ja siis ta juhuslikult lasi masina risti ja sõitis nii retsilt välja, kui saab, aga masin jäi tee peale, siis ta pidi edasi sõitma, ma saan aru, et on see mure. Selle momendi peame sellest ikka rääkima, see oli ikka rajuna. See oli raju esimesel katsel, mida see vend tegi, et korralik sõiduviga ka muidugi, aga see oli kitsas tee. Ja see auto pargiti, seal tehti 360, 720 spinni niimoodi, et ilusti postide vahel, mitte midagi probleemi polnud, üks tange nurk käi maha, aga sellega asi piirdus. Aga ilmselt ehmatas ära, et tegelikult tõenäoliselt ma arvan, et see kiirus oleks võinud olla veidi parem, et kui me vaatame ka, ma ei tea, SS6 viimast katset, siis ta ikkagi on ka ralli 2 aegsam. Mis see kommentaar seal oli? Tal oli pank, tal oli rehv ka katki muidugi. Tal läks jälle rehva. No me ütleme, ta oli kõige aedlasem, ta oli ikka Munsteri tempot vastu võtnud, et läks ralli nii ja naa. Ja kui meie jaoks see dramaatiline 6. kiiruskatse, siis ralli 2 oli 5. kiiruskatse eel läks Rossile auto põlema, siis nad üritasid seda, said selle ära kustutatud, aga õliläki oli nii suur, et Rossel starti jõudnudki ja siis kuulus Greensmith, kes oli ka mingi teoreetiline MM-tiitli kandidaat, tema siis keeras ka masina maha, tal oli siis ka mootori mingi rike, et see juba enne armatuur oli punast täis eelmisel katsel ja siis ta sinna see ralli jäi. Solberg, laias laastus, natuke liialdades, et kui ta tuleb selle ralli enam-vähem tempoga koju, siis ta on maailmameister, olgu fikseeritud. Jah, ütleme jälle, kahju, et see on nii keeruline praegu. WRC vähemalt ise peaks tegema selle, promootor peaks tegema selle kuidagi lihtsamaks selle arusaamis, et enne rallit küll oli see võrdluses Rosseliga ja Greensmithiga, et mis juhtudel keegi tiitli saab, aga nüüd, kui ta on nagu ainuke sisuliselt siin võistleja Krea, siin on ka seal selja taga veel kuskil, et mis siis nüüd, et keegi, nad võiksid update'id, et see on nii keeruline, et ma ise ei viitsi seda nagu välja mõelda, et mis ta võib-olla, kus ta lõpetama peab. Ei, see on täitsa mõte. Tule, võtame siis küsimusi siia järjest lõpuni. Küsimusi tuli küll. Kuna me WRC2 lõpetasime, siis alustame küsimusi WRC2-st. Miks pole WRC2 sari selline, et sa saad igalt etapilt punkte ja võidab see, kellel lõpuks on enim punkte, et milleks selline drill ja trall nagu praegu, küsib Heiki. Ma võin öelda, ma annan selle märksõna, annan esimese kätte, et raha. Jah, raha ja sa selles mõttes eile ka mainisid seda, et kui teha see variant, vaata, et ongi võib-olla kõikidel üks sama etapp, siis teistel etappidel starti lihtsalt enam autosi piisavalt ja meil ongi võib-olla liiga vähe startijaid mingitel rallidel on ju, et see kuidagi jaotuse pärast tõenäoliselt see on ja rahas, jah, igaüks ei saa üle ookeani rallidele minna eelarve pärast, aga selge on see, et see tegelikult see punkti jaotus lahendus, mingit lahendust vajab, et see on praegu niivõrd segane, et imelik, et seda juba see aasta ei muudetud tegelikult. Eelmine aasta minu eest Solberg nagu väga selgelt andis ka märku, et nagu see ei ole okei. Ma lihtsalt küsin, et huvi pärast, kui olekski, et kõik rallid lähevad arvesse, kes siis on Solberg on mis käinud ka igal rallil, okei, tal on ka raha. Kes oleks selline tõenäoline vend, kes siis lihtsalt selle pealt, et tal käib Keenias, Jaapanis, et kellel on see budget, et käia rohkem, et see on siis Kajatanovitš või kes oleks selline või Triasin või kes oleks selline, kes paudutaks raha rotiga ainult ülikõrgele. Kajatanovitš vist on see mees, kes leiab alati raha, et sõita Keenias. Jah,
tõenäoliselt Kajetanovitš see olla võiks, aga põhjus, miks see Gräzi kellelegi ei meeldi, on, et siis ilmselt ka see, et tõenäoliselt ka seal ei ole raha probleemi. ja Triismit ka vaata, vanasti oli see suur rahaboss, ma ei tea, kas tal isa läheb halvasti, ma peaks kuudeldama seda, mul on tunne, et Puugeda, kuidas läheb, jah? Keijo küsib, see on hea küsimus, aga laias laastus ma tean vastust, aga seal on huvitav point, mis mul tuli sellega seoses, ma kiidan küsimust, sellepärast mul meeldivad küsimused vahest, need paneb mõtte käima. Et küsimus Keijolt selline, kas on võimalik kombineerida Rally 1 ja Rally 2 hooaedu selliselt, et võtta mõlemas arvestuses tiitel? Noh, siin ta näi näiteks ka, et Ossier panid ühed rallid ja tõtt-tõtt on ju. No tegelikult vist ei ole, on ju. Ei ole, ma jäin korra mõtlema jah seda, et ega ei ole kuidagi, et 6 rallit oleks vähemalt okei, noh, ütleme, sa suudad kõik võita Rally 2. No ja tema point oli see, et oleks Ossier sõitnud Rally 2 Rootsis, Keenias, Eestis, on ju, siis ta saab mingi punktid, ta oleks Rally 2 saab matšpunktid, on ju, ja ta oleks saanud nagu üldarvestusse ka mingi punktid, et oli tema loogika. Jah. Ma ei tea, ma arvan, et matemaatiliselt on see ikka võimalik. Ega lõpuks olebki see, mida konkurendid teevad, on ju, aga ma arvan, et see 4 etapiga 6 läheb arvesse. 4 etapiga on võimalik tiitel võtta küll WRC2 ja siis 10 etappi Rally 1-ga pluss siis Rally 2-ga, kui sa suutsid sõita top 10 punktidele need punktid arvesse, et tõenäoliselt teoreetiliselt on see võimalik. Teoreetiliselt võimalik, okei. Jah. Võige vastasin, siis jah, tead, ma mõtlesin järgmiseks soojaks välja laheda, et me ei muuda süsteemi, Toyotale hea lahendus. Kuule nüüd, ei ole hea masterplaan öine. Et kas ei võiks olla nii, et Bajari ja Solberg jagavad autot, aga nad mõlemad sõidavad korda mööda Rally 1, Rally 2 ja siis nad ühes otsas sõidavad Rally 1 võidu ja siis samal ajal käib seal taustal siin korda mööda Rally 2 võitlus. Kas see oleks põnev? Jah, oleks. No võt. Jah, oleks. No võt. Kas see ei võiks olla lahendus sellele Toyota probleemile? Ma ei saa üldse aru, milles probleem on. Minu meelest oleks vaja jaapanlane välja tõsta ja Solberg asemele panna või siis Bajari välja tõsta ja Solberg asemele panna. Et 1-2 peaks lahkuma ja olekski asi lahendatud. Jah. Alguses ma luurisin Keijo küsimus, mõtlesin, see on suht loll küsimus. Nüüd ma vaatan, tal on täitsa õigus, et tegelikult saab seda teha küll. Et Ossier võiks ju vabalt Rally 2 tiitli ära võtta mingi 4-5 ralliga. See on ju täitsa tehtav. Kuidagi. Et ma Ossier Rally 2 maailma meistriks. Päris pull, et vana meistrit tagasi. Jah, pärast Citroeni ju ikkagi sõitis, nii et oleks esimene kord, kui tuleb suurest klassist tagasi alla. Kui Volkswagen valmis sai omadega. Jah, et selles mõttes, et Keijo küsimuse vastus on jah, on tehtav. Aga Varrin küsib, et tõenäoliselt on küsitud ka varem, aga et kas sõitjate vahel vahetatakse tiimis autosid või on sõitjal oma kindel masin terveks aastaks. Et näiteks kui Hyundai's Formon ratestab, kas siis järgmiseks etapiks mootorit vahetades saab selle auto anda hoopis Oti või Neuvillile? On küsimus. Ikka saab. Kellelgi ühtegi nimelist autot otseselt ei ole. Küll seal on iga sõitja jaoks mingisugused modifikatsioonid, mis on sõitjale kohandatud. Alates kõige väiksemad detailidest, näiteks mingisugune rooli eelistus. Kui te näete näiteks ka Toyotal väga selgelt minu meelest on, et milliseid käigukangi mingid grippe kasutatakse, et nagu mingid väiksed pisidetailid, aga need on kõik ümber tõstetavad, et ja iga sõitja kindlasti sõidab mitme autoga hooaja jooksul, mitte ühe autoga. Neil vist käivad üle, natuke liialdades üle ralli, eks ole, natuke liialdades, no see mõttes kauged, et nad sõidavad, eks ole, et kui seal ütleme, tõenäoliselt mingi Kreeka, Soome oli siin vist, et Soomes olnud auto sõidab praegu Kesk-Euroopa ralli suunas, mitte veel, aga laiast lastuseks liigub sinna. Jah, just, täpselt. Aga see, et kas ta sõidab nüüd sõidab sama autoga, see ei ole mingisugune reegel, et ma arvan, et see on selline tava küll, aga see ei ole reegel kindlasti, et kui tekib mingi põhjus, et on vaja vahetada, siis kindlasti on see tehtav. Ja vahel me näeme ka seda, et kui tehakse uus auto
siis nii-öelda meil enam pole mingeid esisõitjaid, aga suures pildis, kui Hyundai toob mingi uue värske auto, siis selle saab Ott või Neville ja Fourmeau sõidab mingi vanaga näiteks. Et mingid sellised asju ikkagi kohati tuleb ette. Ma lihtsalt huvi pärast küsin, mis sa arvad, kas need sõitjad nagu teise tiimikaaslased autod nagu sõidavad ka või tema seadetega? Või kuidas see üldse loodika käib? Ei, autod on ju identsed, 100% identsed, lihtsalt on siis sõit ja seadistus. Ja meeskonnal on kogu sõit ja seadistus, lisaks valatud personaalne igal ühel. Lisaks ongi omad personaalsed mingid soovid, mis seal on, nagu ma ütlesin, mis rooli keegi kasutab, eelistab, mis käibagi, grippe keegi kasutab. Aga seda ei ole, et tuleb selline pajari mõtleb, et kurat, kuidas see Ossier nii hästi sõidab, et ta saab Ossier autos sõita ja teha ühe testipäeva. Ja lihtsalt vaadata, miks ta äkki tema täidurand ongi parem, äkki see rool ongi nii parem, et kas sellist asja pigem vist ei tehta, ma arvan. Ma ei tea, ma arvan, et see on võimalik ikka teha. Aga ma ei usu, et see mingi selline tavapärane asi on, et üldiselt, kui sa sõidad sellel tasemel, siis sul on mingid omad soovid, et sa võib-olla liiga palju ei pea kedagi jälgima sellistes pisidetailides. Nii, ma teen, siin on 2 küsimust sulle, ühe ma andsin sulle koduseks ülesandeks, et see madamajad, see on Raivo küsimus, et kui see ise kaamera võtab juhti, siis hakkab silma roolisamba küljes olev kollane detail. Mis asi see on? Ja, miks see on kollane? See on hea küsimus. Roland inspekteeris, ma tean, ülekandeid, algust ei saanud aru, no nii, mis toimub? Aga? Ma ei näinud kuskil mitte ühtegi kollast detaili. Ja siis ma sain aru, et nagu tagantpoolt kaamerast, et nagu kui on nagu facecam, vaata, et siis ma sain aru, et seda jutti mõtleb, et see on see rooli kiirkinnitus. Ehk siis rooli saab ära võtta ühe klõpsuga nagu roolisamba küljest. Ja miks ta on kollane või siis kuldne või mis iganes värv see on. Seda peab küsima ilmselt selle tootja disaileri käest, et miks ta on kuldset värvi just, sest ma olen suhteliselt kindel, et see ei ole meeskonna enda poolt toodetud, vaid see on ikkagi sisseastetud tükk. Nii et vastus jääb võlgu, et miks ta just seda värvi on, aga see peaks olema küsimus selle tootja toote disainerile. Noniii, ja ma eeldan, et sa saatsid juba küsimused teele õhtul meili, miks on nii? Väga tubli, kiidan. Loodetavasti homme hommikul saan vastused. Invar kiitis seda, et Lõuna-Ameerika rallid on lahedad, et päris hea peale tööd saab vaadata. Ma ütlen enda kogemusest, kell hakkab varsti 12:30 saama ja tööpäeva lõpp ei paista, ei ole nii lahe. Aga tal on hea küsimus Rolandile. Et igal rallil on jutt, et seadustusi ei saada paika esimesteks katseteks. Täna sel korral oli eriti seda hala, et mitte ükski mees ei olnud rahul tegelikult. Et selgita siis see protsess ära, mis seadistusega testima hakatakse, kas seal testimisel paika saadud seadistustega minnakse testikatsel peale ja kuidas see asi nii keeruline on, et selles mõttes, et kas või siin on, kõik on ju, katsed on ju sisuliselt täpselt samad nagu eelmisel aastal, aga kõik on hädas, et kas on autod nii palju muutunud või on olnud nii palju muutunud, et miks seda hala ja murre ja kõike siin nii palju on. Inmar ei küsinud päris nii, ma panin selle natuke tänasesse konteksti, kuidas see päev algas. No sisuliselt on seadistamine ikkagi suhteliselt sarnane asi nagu legendi koostamine, et see ei ole kunagi ideaalne ja sa tahad alati seda paremaks ja täpsemaks saada. Aga rallis on see rumal lugu lihtsalt, et kui sa saad mingi hea seade paika, siis ühel katsel sa võid toimida, aga järgmisel katsel see enam ei toimi ja siis sa jälle ütled, et autoseade ei tööta. Siis sa lähed midagi muutma, siis lähed järgmisele katsele, siis võib-olla töötab, võib-olla ikka ei tööta. Ehk siis see tegelikult ütleme 300 kilomeetri peale saada mingit ühtset seadet paika on sisuliselt võimatu, ma arvan, mis on sellisel tasemel sõitjatel, mida nad sooviksid. Et kui sõitmine käib ikkagi seal nagu sekundis kogu aeg, siis lihtsalt kuskilt peab otsima seda täpsust juurde. Aga sisuliselt käib see ikkagi testidel sedamoodi, et
et üritatakse leida võimalikult sarnane teelõik katse karakteri iseloomu mõttes võistlustele ja siis võetakse eelmise aasta seadeid ette ja hakatakse siis selle järgi midagi muutma, sest auto tõenäoliselt on muutunud võrreldes eelmise aastaga, ehk mingid muudatused peab tegema hakkama. Ja selle, kui mingi asi paika saadakse, siis tõenäoliselt sellega ka shakedownil minnakse. Aga mis sa selle tänase esimese päeva poole, kui Drake ütlesid? No Ogier ütles, Drake ütles, et me pani, mitte keegi ei olnud autoga rahul ja me eile tulime ära, et esimesed kiiruskatsed on täpselt samad. Põhimõtteliselt stardist finišin on identne. Ja tulevad 10 maailma parimat rallisõitjat ja Drake ütleb, me pole autoga rahul. Et kas see on lihtsalt see, et oli oodatust niiskem või siis on siin nii palju neid jottereid vahepeal ja homologeeritud, et masinaid on, et lihtsalt ei saa kuskilt kinni võtta, et kui see peaks puusalt panema. Praegu hakkasin huvi pärast vaatama seda, et kui palju erines aeg, siis see ei erinenud väga palju eelmise aasta esimese katsega võrreldes. Aga jah, väga keeruline öelda, et nagu mis see probleem selles mõttes oli, et kummaline oli, seda sa möönad, et oli kummaline natuke, et see ei ole tavapärane asi, mida me näeme, et kõigil nagu on üks sama probleem, et ei ole asi paigas. Et kõigil omamoodi võib olla möödas, aga et lihtsalt ei ole asi paigas, et tõesti me ei näe seda tihti. Aga siin, ma ei tea, võib-olla oli see ilm ikkagi küllaltki oodatust märjend teepind. Ma ei tea, midagi seal pidi olema. Aga siis on, nagu sa ütlesid, Pulperia, eelmine aasta oli Romampere 10 minutit või sel aastal 10 minutit täpselt on ju laias laastus. Eelmine aasta oli Ogier 10 minutit täpselt. Et selles mõttes tegelikult tulidki, on ju, eelmine aasta Evans sõitis selle Reere esimest kord läbi 6.44, see kord Romampere 6.45. See mõttes ongi, et tegelikult nagu vaatad aegu, kõik on sama, et huvitav. Ja viimane küsimus, et Roland Pomm saaks varama minna, on, et ja me nüüd teame, et kui palju on ühe ralliarsi eraldatud rehve, et see on siis 28 ja nii edasi. Et kui palju on lubatud ühe ralliarts velgi. Romet küsis seda enne rallit, et arvestades Hyundai'l nagu nii võib nendega probleem olla. Tekkis huvi, et õnneks Romet saab rahustada, sel korral ei olnud probleeme Hyundai mootoriga, ei vähemalt velgidega oli mootoriga, et mootor läks perse seekord, et elagi Hyundai, aga Hyundai vist ei tule siial meil sponsoriks, olgem ausad, aga no nii, palju velgi, et kas seal on mingi loogika? Ma jätkuvalt ei saa aru, miks me seda Hyundai'd nii palju kirume. Aga okei. Velgede arvu ei ole kuidagi piiratud, et sul ei ole tühja veljaga midagi peale hakata. See oli sisuliselt sama palju kui rehve, siis sama palju ka velgi, et ilma rehvita siis ju sõita ei tohi. Et kui ka rehv jääb katki ja ta velja pealt maha tuleb, siis sellega ei tohi ka ülesõitu teha. Nii et jah, sama arv, mis rehve, aga võib ka rohkem. Kui mingi põhjus peaks olema, et rehv on alles, aga velg on kahjustada saanud, siis selle velja võib ära vahetada, ehk siis sama rehvi võib tõsta ümber uuele veljale, seda kasutada edasi siis ralli vältel. Jah, ja homset me tegime kohe selle meie saate rõõm ja ma loen viimased asjad, et mis Tänak siin ütles, et ausalt lihtsalt mootori mure, et ei tea, et kilomeeter enne raatsime silindri ja siis läks üks ja siis läks teine ja siis saime aru, et meil on mingi suurem mure. Et ausalt, et peale Paraguay'd tundus kõik hästi ja tegelikult siin ka reedel kõik jooksis ilusti, et meil polnud ühtegi märget, ühtegi alarmi, mitte midagi. Aga silindri haaval mootor kadus. Ja päris charm, ausalt öeldes. Et me oleme iga rallil võidanud ja selliselt lõpetada üle lihtne. Jah, ja nii ongi. Lõpetada see saade. Jah, et nii ta läkski. Et ütles, et tunne on tühi.
ausalt öeldes. Lõpetas Tänat, mitte lõpetas, ütles siis portaalil Dirt vist kuulsele Evansile, kes sinna ja Colin Clarkil, kes kooli jõudsid. Ja siis lõpuküsimus Roland Poomile, mulle meeldib, kuidas on siis teha saadet 12:30 homme. Me umbes selle ajal alles alustame, mõistad sa? Ma mõistan ikka, mis seal ikka, saame hakkama. Et ma ei tea, mitu aastat ma seda pulli teiega seal koos teinud juba olen, et ei ole õnneks esimene kord öösel saadet teha. Jah, aga ei ole maailma kõige hullem asi. Okay. No minul ei ole midagi hullu, mina lähen siit otse voodist, sa oled seal kontoris. Ma pean alles saate üles panema, pildid külge üle, ees läheb aega veel, ei ole hullu. Homme siis uuesti blogi. Sa jõuad otse mökusse, mis su lemmikpaar oli? Ma tajuks Rasparuus on Jaapanis meil kergjõustik juhatamas, mis ma sinna mökusse ikka lähen seal. Sel ajal on seal ainult väga noored naised, see ei ole, mul pole see mitte midagi teha. Meie ainus rõõm seal oleks Kasparuus, keda ei ole, et igatsen siin Kasparuus raudselt kuulada. Ja ilust lõppart ei. Aga homseks siis peamine, et Tänat homseks edasi võistelda, see on vist üks see peamine asi, et kui täitsa läbi on. See viimastel ratsel mootori minek vahest tähendab seda, et ei saada valmis ja bla. Kuule, ma üldse praegu arvaks, et kui see mootor niimoodi hakkas ära kustuma, siis sellega mootoriga on kaput. Jah, ma natuke põen teada, ma tahan... See lõhnab vähe halvasti. Jah, lõhnab halvasti nagu... Mul ei ole isegi head võrdlus ja saate lõppu. Davai, ma panen kõlli, see oli seekordne uues käik. Kuna on öö, siis tegime 5 minutit lühemalt kui tavaliselt. Vabandame siia ette. Oleme valmis raha tagasi maksma, kes kuule matras. Ja kuuleme taas homme ja siis eks homme peab saate küsimuse. Kui tõesti tänatud suurest mängust väljas, et siis saate mingeid küsimusi, millest me tahaks arutada. Kuule, Timo Annise auhind ka. Timo Annise auhind, jah. Ega te niisama ei saada. Õige, Timo Annise auhind ja nii ta on. Okei, hea tööd sulle rallis ja nüüd on rall ja sellega ei saada läbi. Jäädu. 6. käik. 6. käik podcasti toob teieni Maxima. Maximas saad teha enda kiireima katse. Osta äpiga, sest nii võidad hinnas ja ka ajas. Laadi alla Maxima äpp ja naudi mugavaid poeskäike.